Ukraina geeniused on nokitsenud ja loonud oma tehtud relva, mis pole mitte ainult surmav, vaid võib kogu mängu muuta. Seda kummalist uut pommi on arendatud juba üle aasta. Nüüd on see lõpuks kohal. Ja Venemaa tundis just selle täielikku jõudu. Varivnjuvatš tegi oma esimese löögi. Ja see on viimane kord, kui ma seda nime hääldan. Ukraina on oma tasandaja Venemaa vastu valla päästnud ja see tegi täpselt seda, mida lubas. See tasandas täielikult Vene rindejooned. 24. juunil andis United24 meediarünnaku põhiandmed. Teatati, et uus Ukraina pomm, mida on nimetatud nii tasandajaks kui ka võrdustajaks. Kuna see on relv, mis toob lõpuks sõja olulises aspektis võrdsuse, on valla päästetud. 2 pommi lasti välja MiG-29 hävitajalt, et rünnata Vene rindejoone positsiooni. Mõlemad olid varustatud spetsiaalsete tiivakorrektsioonikomplektidega, mis tasandavad pomme, andes nimele teise tähenduse, ning see hirmuäratav duo tabas Vene kaitsekraave, jättes endast maha tohutud kraatrid. Ja meil ei ole ainult kirjalik raport, mis neid väiteid esitab. On olemas ka kaadrid rünnakust. Vilutani jagatud. Kuigi esimesena avaldas selle Sonjošnik Sunfloweri Telegrami kanal, kestab video vaid 18 sekundit, kuid sellest piisas enam kui küllalt. Kaadrid algavad kaevikute staatilise võttega, mida sihitakse ja mis on ilmselt filmitud õhus hõljuva Ukraina luuredrooni poolt. On mõned sekundid rahu. Vene sõdurid nendes kaevikutes tegelesid tõenäoliselt oma tööga, võib-olla valmistudes järjekordseks rindejoone rünnakuks. Irm oli juba õhus tuntav. Kaevikutest üles ronimine tähendab paratamatult pimesi sattumist Ukraina droonidest kubisevatesse tapmisaladesse, kus tõenäosus surma saada on suurem kui ellu jääda. Aga seekord ootas pahaaimamatuid sõdureid midagi veel hullemat. Esimene leveler oli teel ja see tabab sihtmärgi 3. sekundil. Veel üks leveler järgneb vaid mõne sekundi pärast. Mõlemad põhjustavad suuri plahvatusi, mille tagajärjel tõuseb õhku paksu suitsu. Vene kaevikud on kaetud. Me ei näe tagajärgi. Kaadrid lõpevad suitsustaatilise pildiga, kuid tagajärjed pole nii olulised kui see, mida see video meile tegelikult näitab. Üks Ukraina kõige surmavamaid uusi relvi on kasutusel ja mis kõige tähtsam, see pakub täpsust, mida Ukraina vajab. Sellest saab üks tõhusamaid vahendeid, mis Ukrainal on rindeliini purustamiseks ja tagala hävitamiseks, mis varustab sõdureid, keda Putin rindele saadab. See kaader peaks Putinit sama palju hirmutama, kui see plahvatuses olnud Vene sõdureid oleks õudustanud. Aga Ukraina jaoks on see esimene löök kaua oodatud. Leveler on sisuliselt Ukraina versioon juhitavatest pommidest, mida Venemaa on aastaid kasutanud Ukraina linnade pommitamiseks. Ja kui aus olla, siis on selle lahinguväljale jõudmine võtnud palju rohkem aega, kui Ukraina oleks soovinud. Juba. 2024 aasta juunis teatas Ukraina relvajõudude lennuväe juhataja Serhii Holubtšov, et Ukraina valmistab ette kodumaise versiooni CAB pommidest, mida Venemaa oli hakanud kasutama mõned kuud varem. Esimene neist katsetest pidi Holubtšovi sõnul algama mõne nädala pärast, eesmärgiga arendada lennukikomplekte Ukraina käsutuses olevatele nõukogudeaegsetele pommidele, mis tagaksid suurema täpsuse ja lennuulatuse võrreldes Venemaa kasutatavate pommidega. Lubadus oli olemas. Ukrainal on tohutu varu pomme, mida Venemaa Nõukogude Liidu ajal tema territooriumile ladustas, nii et tal on küllaldaselt võimalusi muuta need juhitavateks relvadeks, mis võivad põhjustada kaost nii Vene rindejoonel kui ka selle taga. Kuid pärast väiteid peatselt toimuvatest katsetustest jäi mõneks kuuks kõik vaikseks. Alles 2024 aasta septembris avaldas Combat Aviation of Ukraine'i Telegrami kanal video, mis näis näitavat, kuidas Ukraina Su-24 pommitajad kasutati selle relva varajase versiooni katsetamiseks, mida hakatakse tundma nime all Leveler. See videomaterjal näitas esimesi edumärke. Juhitav pomm vabastati edukalt ning salvestis andis varajase ülevaate sellest, kuidas pommikomplekti kujundati. Me nägime kokku pandud tiibu ja ümarat ninaosa katet, mis parandas pommi aerodünaamilisi omadusi. Seejärel jäi kõik peaaegu 8 aastaks vaikseks. Mis iganes põhjusel, ja Ukraina pole selgitust andnud, kulus kuni 2026 aastani, enne kui pomm, millest sai Leveler, tõeliselt esile kerkis. Me võime spekuleerida, miks Ukrainal nii kaua aega läks, et viia pomm kontseptsioonist lahingukasutusse. Võib-olla pidi Ukraina töötama tegevusraadiuse kallal, et tema hävitajad saaksid pommi piisavalt sügavalt rindejoone tagant välja lasta, ilma et Vene õhutõrje neid ohustaks. Või otsustas Ukraina ehk keskenduda droonide arendamisele, eriti kuna läänes saadi GDAM ja ASM Hammer komplekte, mis suudavad täita sarnast funktsiooni nagu nende uus pomm. Mis iganes põhjus ka polnud, Leveler jõudis siia üsna aeglaselt.
aga nüüd on see kohal ja Ukraina on kindlasti rõõmus, nähes selle esimest edukat kasutust. Nüüd on Ukrainal olemas ideaalne vastus UMPK komplektidele, mida Venemaa on kasutanud oma tavapommide muutmiseks pooljuhitavateks relvadeks, mis võivad põhjustada tõsist hävingut. Neid Vene komplekte saab kinnitada Venemaa FAB-250 ja FAB-500 üldotstarbelistele õhust visatavatele lõhkekehadele ning need võimaldavad Venemaal rünnata sihtmärke mitmekümne kilomeetri kaugusel rindejoonest. Levellerit võiks ekslikult pidada nende komplektide koopiaks, kuid see on palju enamat kui lihtsalt see. Kuigi Leveller on inspireeritud UMPK komplektidest, arendab see edasi kõike, mille Venemaa välja mõtles ja uuendab viisil, mille peale Putini käsilased poleks kunagi tulnud. Pärast seda, kui Leveller avalikustati Pariisis toimunud Eurosatori 2026 näitusel, hakkasid lekkima mõned üksikasjad selle kohta, mida Ukraina on välja töötanud. Pommikomplektid võimaldavad juhitamatu pommi välja lasta kõrgustel, alates 500 kuni üle 10 000 meetri, teatab Pravda. Sellel on ka suurem tegevusraadius kui enamikul sarnastest komplektidest, mida Venemaa on tootnud, kuna Leveller suudab tabada sihtmärke, mis asuvad 10 kuni 130 kilomeetri kaugusel õhuplatvormist, mis selle välja laseb. Samuti märgime, et komplekti saab kinnitada 250 kiloste pommide külge, kuigi pole veel selge, kas Ukraina kavatseb tehnoloogiat edasi arendada, et seda saaks kasutada suuremate või väiksemate pommide jaoks. Business Insider tõi oma raportis pommi kohta välja veel mõned üksikasjad, märkides, et seda saab välja lasta Ukraina nõukogudeaegsetelt platvormidelt, nagu nägime ka varajastes katsetustes. Ja asjaolu, et Ukraina kasutas oma esimeseks löögiks MiG-29D, ning et see sobib kokku F-16 ja Mirage hävituslennukitega, mis on Ukrainal kasutada. See ühilduvus ei tähenda, et näeme kohe, kuidas Leveller nende lennukite tiibadelt alla kukub. Leveller vajab mõlema jaoks täiendavat sertifitseerimist, enne kui seda saab kasutada, kuid tundub, et see on probleem, mida saab suhteliselt lihtsalt lahendada. Kuid võib-olla suurim erinevus Ukraina pommikomplekti ja Venemaa omade vahel on see, et Levellerile on lisatud kaasaegsed juhtimisalgoritmid, mis tagavad suurema täpsuse kui ainult satelliitnavigatsioon, mida tõenäoliselt pommide puhul kasutatakse. See viitab sellele, et kusagil protsessis kasutatakse tehisintellekti. Kui esimene täiemahuline rünnak nende pommidega midagi näitab, siis see algoritm teeb täpselt seda, milleks ta on loodud. Venemaa piisavalt hea lähenemine on nende liukpommide puhul toiminud. Seni, kuni need relvad tabavad midagi, isegi kui nad on sihtmärgist 100 meetreid eemal, on see Putini jaoks piisavalt hea. Ukraina soovib täpsust sellisel tasemel, et nad suudaksid tabada kitsast kaevikut 10 kilomeetrite kauguselt. Leveller annab selle täpsuse. Ja nagu Milutinovitš märgib, on see pommikomplekti versioon, mida me just nägime Vene kaevikute pihta kasutatavat, tõenäoliselt pärit katseseeriast, mis toimetati Ukraina õhujõududele mais. Tulevastes partiides kõrvaldatakse kõik vead ning need on veelgi täpsemad kui need, mida oleme kaadrites näinud. Ja lõpuks on veel üks suur põhjus, miks Ukraina tõesti tahab Levelleri võimalikult kiiresti masstootmisse viia. Hind. Võite mäletada, et mainisime üht võimalikku põhjust, miks Ukrainal võttis nii kaua aega Levelleri testimisest praktilise kasutuseni jõudmine. Tal olid lääne päritolu pommikomplektide varud, näiteks USA's toodetud JDAM, mida ta sai selle asemel kasutada. JDAM on kindlasti tõhus. Tegelikult on see üks maailma parimaid selliste juhitavate pommikomplektide näiteid. Siiski kaasneb sellega ka suhteliselt kõrge hind, eriti nüüd, kui Ukraina peab USA's toodetud relvi ostma Pearli algatuse kaudu, mitte neid enam sõjalise abina saama. Leveller lahendab selle konkreetse probleemi. Militani 19. mai raporti kohaselt maksab Ukraina uus juhitava pommikomplekt umbes kolmandiku JDAM komplekti hinnast. See on Ukraina jaoks väga suur asi. See tähendab, et nad saavad mõnelt oluliselt lääne liitlaselt saadava ühe pommi hinnaga 3 juhitavat pommi. 3-kordne tulejõud tähendab 3-kordset kahju ja see on halb uudis Venemaa vägedele. Nad ei tea kunagi, millal nad on juhitava pommirünnakust pääsenud, sest alati on võimalus, et Ukraina võib jätkata uute rünnakutega, kuna nende liukpommi versiooni on odavam toota kui ükskõik millist versiooni, mida nad saavad osta. Ja ka Ukraina juhitava pommi versiooni tase on tohutu. Ukrainal on olnud Ameerika Ühendriikidega üsna heitlikud suhted alates sellest, kui Donald Trump presidendiks sai, olles isegi sunnitud ühel hetkel toime tulema olukorraga, kus USA peatas kogu abi tarnimise. Suhted on nüüd palju paremad. Trump ütles isegi Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et ta imetleb, kuidas Ukraina end 2026. aasta G7 kohtumisel juhib. Siiski jääb mure USA relvadele ligipääsu ja nendega kaasnevate tingimuste pärast alati Ukraina ühisteaduses. Levelleriga ei kaasne mingeid piiranguid selle kohta, kuidas Ukraina seda kasutab.
ning Ukrainal võib neid olla nii palju, kui ta suudab ehitada. Selle relva ja Levelleri esmakordse lahingukasutuse puhul näeme, et Ukraina on oma kampaaniat Venemaa vastu just järgmisele tasemele viinud. Me teame, et see on kohutav, aga see on ka tõsi. See juhitav pommikomplekt võib Ukrainale mängu muuta ning selleks on 2 põhjust. Aga enne kui nendeni jõuame, tuletan meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, vajutage tellimisnuppu, et olla kursis meie järgmiste saadetega. Esiteks, mida Leveller Ukraina jaoks tähendab? Võrdsete võimaluste loomine juhitavate pommide osas. Vene Föderatsiooniga võrdsuse saavutamine liukpommide osas on Ukraina jaoks tohutu saavutus. Ja see on üks põhjusi, miks Levellerit tuntakse ka kui equalizerit. Aga et rohkem aru saada, peame uurima, kuidas Venemaa on kasutanud oma liukpomme Ukraina vastu. Ainuüksi maht on olnud Venemaa jaoks võtmetähtsusega. Aprillis tulistas Venemaa Ukraina pihta peaaegu 7000 juhitavat õhuründemoona, mis järgnes märtsi kogusummale 7987. See oli kogu sõja kuu rekord, kuna Venemaa tulistas 1500 liukpommi rohkem kui oma eelmise rekordi püstitamisel veebruaris. Väljaande Russia Matters andmetel näib tõenäoline, et Venemaa lõpetab 2026 aasta umbes 75 000 juhitava pommitulistamisega Ukraina pihta, mis on 25% rohkem kui 2025 aastal tulistatud 60 000 pommi. Siin on oluline see, et Venemaa teab, kui ohtlikud sellist tüüpi pommid on. Ja ausalt öeldes on see liukpommide eelis olnud üks väheseid helgeid hetki Putini jaoks tema kampaanias Ukraina allutamiseks. Täpsus ei ole nende pommide eesmärk, mis võivad kaaluda kuni 1500 kilogrammi. Venemaa jaoks on oluline ainult tekitatud kahju. Liukpommidega taeva katmine võimaldab Venemaal rünnata sihtmärke üle kogu Ukraina, sealhulgas linnades, mida Ukraina on kindlustanud. Ja isegi linnad, kuhu Venemaa pole veel jõudnud, on endiselt koduks tuhandetele tsiviilisikutele. Meil ei ole täpseid andmeid selle kohta, kui palju Ukraina tsiviilisikuid on Venemaa liupommid tapnud. ÜRO on 31. mai seisuga kinnitanud 16 126 Ukraina tsiviilisiku surma ning paljud neist surmadest on tõenäoliselt põhjustatud Venemaa liukpommide poolt. Ukraina on leidnud viise nende pommide vastu võitlemiseks ning on pidanud seda tegema korduvalt, kuna Venemaa muudab neid pidevalt. Näiteks 3. aprillil teatas Forbes, et Ukraina on välja töötanud uue tüüpi segaja, mis muudab paljud Venemaa liupommid kasutuks. Selle uue segamissüsteemi, mille nimi on Lima Quant, arendajate esindaja ütles Forbesile, et nende pommide tõhusus langes nulli. Ta lisas veel, et umbes 700-kilomeetrisel rindelõigul viskas vaenlane ühel eelmistest kuudest alla 869 pommi. Nende rünnakute tagajärjel said 8 sõjaväelast kergelt vigastada. Siiski, Venemaa juhitavate pommide vastu võitlemine on üks asi. Võimalus põhjustada Venemaale sama suurt hävingut, kasutades Ukrainas valmistatud pommikomplekte, millel on kiri valmistatud Ukrainas, on hoopis teine asi. Kui Ukraina viib Levelleri masstootmisse, arendada tuhandeid omaenda juhitavaid pomme, et Venemaa vastu olukord ümber pöörata. Ainult, et siin on üks erinevus. Venemaa sihib oma liukpommidega linnu, Ukraina seda ei tee. Täpsus oli alati Levelleri võti ja nüüd, kui me teame, et pomm on täpne, kasutab Ukraina seda relva tõenäoliselt selleks, et tugevdada midagi, mis juba praegu Venemaad rindel halvab. Keskmaa löögikampaaniat. See kampaania on teine põhjus, miks Levelleri ilmumine võib olla mängumuutja. See on ka kaugelt kõige olulisem. Võrdsuse saavutamine Venemaaga on sümboolselt oluline, kuid pommi omamine, mis toetab juba väga tõhusat kampaaniat, on eluliselt tähtis. Siiani on Ukraina. 2026 aasta keskmaa löögikampaania keskendunud peamiselt uue põlvkonna droonide kasutamisele, mis suudavad tabada sihtmärke paarisaja kilomeetri kaugusele rindejoonest. Ja see on olnud erakordselt tõhus. Ukraina droonid on sihtinud eriti just Krimmi varustavaid logistilisi artereid, kuna Ukraina püüab poolsaart isoleerida ja muuta selle Putini jaoks strateegiliselt kasutuks. Kuid lisaks sellele on Ukraina juba üle aasta rünnanud sihtmärke Venemaa tagalas droonide ja läänes toodetud relvadega, teatab Kyiv Independent. Sihtmärkide hulgas on olnud varustus- ja kütuseautod, õhutõrjesüsteemid, laskemoonalaod, droonide stardikohad ning juhtimiskeskused, millele Venemaa toetub oma vägede organiseerimisel rindel. Suur erinevus praeguse ja aastataguse olukorra vahel on see, et Ukraina keskmaa rünnakute kampaania on jõudnud tasemele, mida Venemaa kunagi ei oodanud. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus. Jagatud fotod näitavad vaid väikest osa kahjustustest, kus näeme purustatud ja põlenud sõidukite jäänuseid ning tulekahjusid olulistes naftabaasides. Ukraina on aru saanud, et Venemaa logistika halvamine tagalas kahjustab tõsiselt Venemaa katseid rünnakuid rindel alustada.
palju on räägitud uuest põlvkonnast droonidest, mis on selle keskmaa rünnakukampaania võimalikuks teinud. Hornet on olnud pealkirjade tegija. Tehisintellektiga varustatud ja Ameerika Ühendriikide ettevõtte poolt välja töötatud Hornet suudab sihtmärke automaatselt tuvastada ning see on piisavalt odav, et Ukraina saaks neid iga päev kümneid kasutada. Teiste silmapaistvate droonide hulka kuulub uus Behemoth, mis suudab tabada sihtmärke 300 kilomeetri kaugusel. 75-kilogrammise tandem lõhkepeaga, mis ühendab läbistaja ja termobaarse laengu, muutes selle ideaalseks kindlustatud sihtmärkide ründamiseks. Veel üks on salapärane Morrigan droon. Business Insideri andmetel on see droon olnud võtmetähtsusega Ukraina jaoks, muutes RR280 maantee, mis ühendab Venemaad, Krimmi ja okupeeritud Lõuna-Ukraina piirkondi tõeliseks põrguks Vene sõidukitele. Need koos teiste keskmaa ründedroonidega on mänginud suurt rolli sõjakäigu pööramisel Ukraina kasuks. Lisaks Krimmi isoleerimise kampaaniale on Ukraina keskmaa rünnakud nii palju Venemaad rindel nõrgestanud, et Ukraina teeb aktiivselt edusamme ning on täielikult nurjanud suure suvise pealetungi, mille kaudu Putin lootis Donbassi piirkonna septembriks vallutada. See ei hakka juba niigi juhtuma. Kujutage nüüd ette, kui sellele kõigele lisandub veel Leveller. Lisaks kõigile droonidele, mida Venemaal on juba praegu raske peatada, peavad tagalas olevad väed nüüd hakkama toime tulema võimsate liukpommidega, mis suudavad anda palju rohkem tulejõudu kui enamik keskmaa ründedroone. Levellerid on võimalik toota tuhandetes, mis annab Ukrainale võimaluse Vene positsioone korduvalt pommitada. Me näeme ette kihilise kampaania arendamist. FPV droonidega üleujutatud tapatsooni eesliinil tapavad tuhandete kaupa Vene sõdureid. Nende taga kasutatakse levellereid kaevikute, juhtimispunktide ja teiste rajatiste hävitamiseks, põhjustades samuti kaotusi ning sundides kaitseta jäänud ellujäänuid proovima oma õnne tapatsoonides juba ammu enne, kui nad selleks valmis on. Ja sellest veel tagapool, sügaval Vene tagalas, hävitavad keskmaa ründedroonid varustustransporti ja muid Vene sihtmärke, hävitades logistika, mis peaks toetama neid vägesid, keda nüüd ründavad FPV droonid ja levellerid. See on üks võimalik tulevik, millega Venemaa nüüd silmitsi seisab, ja see on tulevik, mida Putin ei taha isegi ette kujutada. Leveller on nüüd ametlikult kohal ja on juba tõestanud, et on oma nime vääriline oma esimesel registreeritud lahingukasutusel. Ukraina oma tehtud relv muudab kõike. Järgmine samm on viia see masstootmisse sellises mahus, et Vene sõdurid oleksid liiga hirmul, et isegi kaaluda rindele lähenemist. Levelleriga on Ukraina näidanud oma võimet olemasolevatele kontseptsioonidele tuginedes ise innovatsiooni luua. Ja just seda ongi Ukraina teinud ühe Briti relvaga, mis teeb praegu märkimisväärset tagasitulekut. Mach 3 tapvapliiatsid tõusevad nüüd õhku Ukrainas. Kui see kõlab hullumeelselt, siis vaadake meie videot, et teada saada, mis need on ja kuidas Ukraina neid kasutab. Ja kui teile see video meeldis, vajutage telli ning hoidke silm peal meie igapäevastel videotel, kus kajastame Ukraina uusimaid relvi, sõja arenguid ja palju muud. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!